täna me räägime siis, kuidas sündis siia ilma meie pisike preili nimega Roosi. Nii et ja siin võib juba tegelikult öelda ka seda, et Roosi, kui sa seda videot kunagi näed, siis tervitused sulle. Ja, see ongi tegelikult talle rohkem mälestuseks võib-olla mõeldud ja ka endale hea tagasi vaadata, et mis toimus. Ja kuna meil on nagu mõned klipid, mida me niimoodi kokku pannes sa ei saa midagi aru, mis seal toimub, siis võib-olla kui me siia natuke juurde seletame, mis on natukene lihtsam mõiste. Ja tegelikult alustamegi algust, meil on siin natuke nootse ka ette kirjutatud, et millest alustada ja kuidas me siis teada saime. Tegelikult saime teada 23. veebruaril ja ehk siis päev enne vabariigi aastapäeva ja kuidas siis inimesed ikka teada saavad, et nad rasedad on, nad teevad rasedustesti. Ja siis ma hakkisin kodus üksinda kartulisaati ja siis mõtlesin, et teeks seda rasedustesti, et äkki õnnestus. Ja siis see oli positiivne, ma olin loomulikult üliõnnelik ja võib-olla tuli isegi üks õnnepisar, aga mis sinu emotsioonid olid? No mina Oliver, ta tuli koju ja siis ma nagu, ma otseselt ei olnud planeerinud nagu seda, et kuidas ma talle siis nagu selle ette söödan. Ja siis mul oli tegelikult olemas üks mingisugune väike baby outfit, mille ma pidin kunagi sõbrannale kinkima, see jäi tegemata. Ja siis Oliver oli kunagi ostnud mingi karu oma photoshootide jaoks, siis ma panin need lihtsalt magamistoa voodi peale. Ja siis ta tuli koju soundcheckist ja siis ta läks sinna magamistuppa. Ja siis ta nägi seda ja siis ma ikkagi lihtsalt ootasin tema reaktsiooni. Aga ei olnudki midagi, vaatasin, et huvitav mingid väiksed asjad on seal, täpselt ei saanud aru, vaatasin seda testi ka. Ja minu meelest sa küsisid, et nagu... Seal oli kirjas, see oli pregnant. Mul tegelikult oli niimoodi, et mul oli sellised, kus oli kirjas siis nagu rase või mitte rase on ju ja siis suht arusaadavalt. Aga siis mul olid veel sellised, 2 tükki ka on ju, sellised klassikalised naised teavad, millised need välja näevad. Ja siis need ma olin pannud sinna voodi peale. Ja ma mäletan Oliveri puhul seda, et oli nagu päriselt või? Päriselt või? No ma ei suutnud uskudest, et Joanna päris mitu korda on teinud seda nalja juba. Siis mõtlesin, päris hea nali jälle. Tuleb vetsust välja ja siis ma olin nagu Oliver. Aga siis me juurde ka naerma selle peale. Aga ei, see oli vist suht ilmselge. Ei, see oli väga tore uudis ja siis me läksime peole. Jaa, me läksime Katlasse, läksime Made in Estonia festivalile. Ja mitte üldse jooma? Ei, mitte jooma. Me läksime lihtsalt muusika kuulema, kuulsime Syncooli ja Madison Marsi ja siis tulime koju tagasi, aga ei, see oli tore. Sündmuse nimi oli Made in Estonia. Ma just ütlesin seda. Et see on huvitav, et Roosin ka Made in Estonia. Ja seda küll, jah. Aga siis tegelikult läks aeg üpris kiiresti. Ma käisin esimest korda arsti juures ja siis me tuvastasime ära ja meie siis sünnitähtaeg suht algusest peale oli tegelikult 6. november. Et mingid esimese pildid, ma mäletan, kuidas Oliver ütles, et miks meie laps nii kuskil vasakus nurgas on pisikene. Anna läheb nüüd esimest korda arsti juurde. Siis saab teada, kas süda teeb puks. Kuule, aga ma siis tulin koju tagasi. No nii. See siin. See on tema see kotike, see on see, kus seest on. Eelmine kord vaata oli ainult nagu see kotike, pisike kotike, vaata siis ei olnud nagu teda veel näha. Mis seis on? Tuksub ja. Tuksub ja? Juhu! Nüüd on ikka päris laps va? Mä taitemme tänä paikallena tännetet vajat vaatattemme ja mä tatsta. Ja. Kuidas siis rasedus möödus üpris lihtsalt. Roosi ei tekitanud mulle väga palju vaevusi. Et mul väga otseselt nagu palju paha olla ei olnud. Ma mäletan seda, ma sõin hästi palju tukiküpsiseid hommikuti, sellepärast et kõht oli tühi ja siis ajas iiveldama ja siis pidi kiiresti midagi sööma. Aga üldiselt läks nagu väga positiivselt. Me võtsime selle perioodi 9 kuu käigus ette ka maja remondi ja see võib-olla oli nagu kõige suurem stressiallikas meile. Et see võib-olla isegi nagu veel raskem kui lapse ootamine, et meil siin kogu aeg kuupäevad lükkusid, ühesõnaga see oli selline suur ettevõtmine, aga ma tahtsin teha kindlasti enne kui Roosi tuleb, sest ma ei kujutaks ette, et nagu praegu, nüüd võib-olla juba hakkaks nagu remonti tegema vaikselt, et vahet ei ole, aga siis kui ikka ta nii pisike on, siis ta ikka tahab nii palju nagu aega ja tähelepanu, et lihtsalt sa ei jõua nagu selle kõrvalt ja pole nagu mõtet ka seda võib-olla ette võtta.
ja me tegime Roosile toa valmis, aga kui nüüd aus olla, siis praegu on see tuba Oliveri kontor. Endiselt on see minu kontor. Nii et pole tal veel olnud võimu seda minut ära võtta. Ei ole olnud jah. Ja siis ehitus sai läbi, siis lõpuks Jonna jäi koduseks ka. Jah, me jäin augustis tein juba koduseks, nii et me saime nagu veel natuke suve nautida või noh, nii palju kui vähegi saime siin. Nautida siis, või me saime nagu rahulikult ettevalmistusi teha. Põhimõtteliselt mul nagu raseduse lõpus olid valud, sellised öeldakse nagu valetuhud nende kohta, tegelikult see lihtsalt emakas nagu nii-öelda harjutab. Olid nagu üpris järjepidevalt, aga siis 6. polnud mitte mingisugust tunnet ka, et läheks on ju sünnitama, aga ma tegin nüüd ühesõnaga see kuupäev läks meil ilusti mööda ja lõpuks ma siis sünnitasin 12. novembril Roosi ja tegelikult kogu see protsess hakkas pihta 11. vara hommikul kell 3 ja ma ärkasin üles, ma tundsin, et need valud ei ole enam päris need samad, mis nad varem olid olnud. Ei öeldakse, et täna vist läheb actioniks ja siis tuleb otsa magada. Ei saa. Mis kell on? 4:30. Ja meie hetkesituatsioon on selline, et ärkasin kuskil 3-st üles. Ja siin ma käisin pesemas ka kuskil. Ning ütlesin Oliverile, et sa võid nüüd magada, ma lähen nüüd suurde tuppa, aga ega ta seal võib-olla natukene aega nihverdas, siis lõpuks ta tuli ikkagi mulle järgi. Update. Kell on 5:30 varsti ja tuleks ma just öelda. Korra igaks proovin, kuidas ma näen välja selle kaamera pealt, aga võib-olla me ei pane seda sisse. Jõu. Igatahes jah, ega siin väga mingit nalja ei ole. Nalja. Muutusi ei ole. Ikka iga 6 minta tagant umbes ja eks me lähme varsti käime, vaatame, mis arstidadid meile ütlevad on ju. Äkki me näeme juba täna seda tüdrukut. Just kuupäev on 11.11.2019. Kui ma mõtlen, kell 9 võiks sündida, siis mul läheb ikkagi veel see, et 9.11 nagu läheb ikkagi teemasse. Jaa, aga näts vara nagu oleks. 11 on juba varsti, ma pole veedki ära tulnud. Midagi proovigi tulla. Ja siis oli jah selline nagu lihtsalt hästi pikk polutamise periood, ega seal nagu väga midagi nagu ei muutunud selles vahemikus, et me käisime selle aja jooksul 2 korda siis haiglas enne, kui meid sisse kirjutati. Kas on võimalik, et me äkki kohtume juba siis, kui beebi käes on ja? Sünnitama. No vaatame. Nagu sõidame. Kõige midagi kommenteerida. Ei, no normaalne no. Oliver tahab juba sõnumeid välja saata kell... Ja ma ootan, et sõnumeid saaks välja saata. Mis see kell on siis? Kell on tegelikult 6:30. Ja ma olen siis üleval olnud 3,5 tundi. Oliver võib-olla mingi tunnike vähem, ma lasin sul ka tunnike magada. Ühesõnaga sõidame koju tagasi, surprise. Avatust on kõigest 1 sentimeeter. Mis sa sellised asju sisse panna, Oliver? Kas on sisse? Selles mõttes, et asi toimib. Lihtsalt lihtsam on kodus olla, kui seal haiglas passida, nii et öeldi, et umbes 3-4 tunni pärast võib-olla siis tagasi, võib-olla natuke hiljem. Ja et 11.11 oleks siis ilus kuupäev, et äkki siis tuleb ka, et oli veel midagi või? Jupe valus oli, mis iganes kontrollida seal tegi. Endagi kõhus keeras. Kell on 9:36 ja ma otsin üldsegi, kuidas pürmõitlikult lugu oli seda. Aga vahepeal siin Jonna üritab sünnitada, eks ole. Aga ei õnnestu praegu. Nii, kell on 12:00 ja me vaatame telekat ikka veel sellepärast, et tuhud ei ole läinud suuremaks. Ja käisime jalutamas, tegime 2-3 ringi. Kell saab varsti
9 õhtul ja me ärkasime eile varsti saab 24 tundi, kui me oleme olnud üleval ja me oleme ikka siin. Ja siis jõudis kätte põhimõtteliselt siis 12. öössel oli selline asi, et meil oli nagu haiglas kokku lepitud, et kui mul nüüd ikkagi 12. hommikul mitte midagi ei toimu, siis niinimetatud avatus on ikka veel seal 1-2 sentimeetrit, siis nad süstivad mulle unerohtu, jätavad mu haiglasse sisse, et ma saaksin nagu magada, sest et mul juba nagu see energiapuudus oli nii suur, et kui ükskord oleks nagu sünnituseks läinud, siis ma enam poleks jaksanud seda teha. Ja siis me läksime 12. hommikul tagasi, mul oli jube valus öö. No see oli nagu selline, ma mõtlesin, kui nad nüüd ka nagu midagi ei ole toimunud, siis ma ei tea nagu, et kaua ma nagu vastu pean. Täna on siis teisipäev. Anna valutab, pole magada saanud juba 2 päeva. Nüüd läheme ikkagi uuesti haiglasse, ütleme, et enam niimoodi ei saa, et ei saa ju magada, ei saa midagi olla, et ei jaksa enam elada niimoodi. Aga siis tuli haiglas välja, et 4 sentimeetrit me saime haiglasse sisse jääda. Ja mis nagu minu valude puhul oli, esiteks oli huvitav see, et mul ei olnud nagu, ma olin ise nagu varem researchi teinud ja ma olin nagu teadnud, et valu peaks nii-öelda seljas olema. Aga minul oli kogu aeg nagu alakõhus ja teine asi oli see, et see aparaat, mis siis mõõdab su tuhude vahesid ja neid tugevusi, ei mõõtnud mitte kordagi kuni sünnituse lõpuni mul ühtegi tuhu ära, et nagu nad ei leidnud nagu seda emaka kokkutõmmet või ma ei kujuta ette, see sensor nagu kuidagi ei registreerinud seda ära. Nii et siis kui me käisime nagu need esimene teine kord ka, siis nad vaatasid, et põhimõtteliselt sul ei ole veel nagu tuhusid, aga tegelikult see aparaat lihtsalt ei näita, aga nad samas uskusid seda, et mul päriselt valus on, sest nad nagu nägid seda. Ja siis me jäime sisse, me saime valida ükstapuha millised toa, sest et vist põhimõtteliselt kõik toad olid vabad seal või. Tol hommikul öö enne meid, siis see oli põhimõtteliselt kõik toad kinni, et see oli väga huvitav. Ja siis me saime valida endale kõige uuema toa, mis Pelgulinna sünnitusmajas oli, number 1. Ja sinna me siis ka läksime. Mis siis toimus? Tegelikult aeg läks ülikiiresti minu meelest. See, kui me läksime hommikul mingi 10, läksime sinna ja siis Roosi sündis 16:37. Et ja ma ütlen ausalt, et ma ei pannud tähelegi, kui kiiresti see aeg läks, et ma põhiliselt olin siis mannis, see algusperiood ja siis mul läks seal mingisugune 4 sentimeetrit avatust tuli nagu põhimõtteliselt mingi tunni aja jooksul seal lõpus, et see nagu mingi vahe käis hästi kiiresti. Me jõudsin vahepeal käia Selveris ära, et omale süüa ostast, et kõht läks juba tühjaks. No ja siis ei olnudki muud, et tulen tagasi ja vaatan, naine on seal püsti selle käetoe peal või selle, mis iganes see nimi on, eks ole. Mul oli kõige mugavam olla püsti, et kõik muud positsioonid olid minu jaoks suht valusad ja ma pressisin kokku tund aega. Minu ülesanne oli siis... Ja Oliver oli hästi tubli tegelikult terve sünnitusprotsess. Minu ülesanne oli siis võtta siis keelkott nii-öelda, teha see külmaks, panna talle otsa ette ja siis kui see ära jahtub, siis uuesti külma vee alla. Niimoodi ma kogu käisin seal ja hoidsin pead ja hoidis kätt ja oli toeks, et Oliver oli hästi tubli ja ise ka rahul. Ja ma olen kõigile kiitnud teda, sest ta tõesti oli mega support nagu terve selles protsessis. Ja me kuulasime põhimõtteliselt siis terve nagu see valutamise aeg kuulasime Coldplay'd, kuna Roosil ka pressimise ajal vahepeal olid südamelöögid sellised nõrgad, siis järsku oli terve palat rahvast täis, et meil olid seal kõik lastearstid, siis tuli on ju doktor, kes oleks siis hoppi sooritanud, ühesõnaga nad olid nagu täiesti valmis, esiteks tehakse kas vaakumiga või siis teine, et oleks läinud nagu operatsiooniks, aga... Üks vene naisterahvas oli selle vaakumiga juba valmis, no nii, kas ma tulen sellega või? Ja kusjuures siis, kui ma seda, ta ütles seal midagi sellist, et noh, et võtame pakendist välja midagi saast, ma olin nagu, ei mingid vaakumid nagu, et ma panen nüüd maksimaalselt kõik enda energia ja lihtsalt nagu vahepeale kas tuhud tuleb või ei tule, aga ma nagu pressin selle Roosi sealt alt välja. Ja õnneks ta nagu tuli suht kiiresti sealt ikkagi, et ei veninud nagu väga pikale ja mis oli nagu mega äge, meil oli üli super ämmaemand, et no tõesti ta oli nagu selline, et
teamwork ja ta hullult ka motiveeris ja ta oli nagu davai, Johanna nüüd tee niimoodi ja siis, et loomulikult see oli ju esimene kord, et ma nagu ei kujutanud ette, kuidas see hakkab välja nägema. Ma ei ole, selles mõttes tahtsin just öelda, et ta on kõige parem ämmaemand, keda ma kunagi näinud olen, aga ta ongi ainuke, keda ma näinud olen. Tegelikult. Aga ma arvan, et ta oli ka ma olen hiljem lugenud nagu mingisugust tagasisidet internetis tõesti, kes tahab nagu tema nime teada või on selline kogemus tulemas, siis võite kirjutada, me nagu anname selle inimese info teada. Aga tõesti, ta oli nagu, ma ütlen, et ka üks nagu parim osa sellest sünnitusest, et mul nagu see emotsioon oli nagu positiivne lõpuni, et vahepeal ma olin ikka seal nagu, ma ei suuda, ma ei taha, nii valus on, aga samas siis oli nagu, Oliver andis mulle vett ja siis see ämmakas oli et sa saad, sa oled nii tubli ja hekki jeena. Ja siis Roosi sündis ära, juhuu! Ja tuli siis välja ja tuli vaikuses, et ta ei nutnud, siis seal andi väike pats talle pepu peale, mitte midagi ei teinud, ikka ei nutnud, lihtsalt vaatas silmad, rosina silmad vaatasid otsa. Ja luksus. Ja siis pandi luksus, jah. Ja siis pandi ema rinna peale. Ja see oli nagu, ja ta kõhus hästi palju ka luksus, nii et siiamaani luksub see. Siiamaani luksub hästi palju ja ta pole vahepeal, jah. Siiamaani sündis saadik. Et ja ta luksus jah, aga ma nagu ausalt öeldes nagu üldse kuidagi ei muretsenud sellest, et nagu ma olin lihtsalt nii šokeeritud, et ma nagu teadsin, et inimene peab mu seest välja tulema, aga nagu nüüd päriselt ka ta oli nagu siin, et see oli suht selline, ma olin lihtsalt nagu sellest nii šokeeritud, et ma sünnitasingi just lapse. Et ja Oliver, ma ei tea, mis sinu emotsioonid olid, kui Roosi välja tuli? Mul oli pisar oli, eks ole, siis läksin vetsu, siis nuuskasin. Olin kõik põhimõtteliselt terve pärast seda, thumbs up. Oligi pull, et Roosi viidi, siis tegelikult Roosil oli hapniku puudus. Veres, jah. Veres ja ta viidi siis tegelikult kohe aparaatide alla hingama, et ta saaks õhku viidi ära meie juures. Ma käisin korra teda vaatamas seal 3. korrusel. Ja siis tulime alla tagasi, siis öeldi, et oodake veel siin sünnitustoas, kuni siis Roosi saab sealt tagagu ära. Seal oli nagu 2 varianti, et kas me peame minema temaga koos intensiivi või siis me saame nagu siis tuppa, tavalisse tuppa, et sellepärast meid nagu siis jäeti sinna sünnitustuppa päris pikaks ajaks veel pärast sünnitust. Ja siis oligi, meil oli see 2 tundi aega, siis tellisime Woldiga pastat, et siis Jonna sul sõi nagu poleks just sünnitanud, ega mitte midagi. Ja mina sõin, sina sõid crema di pollet ja mina sõin mistusalatit keskmiste krevetidega ja siis toorijuustokooki maasikatormuusiga ja siis granatuna-jääde. Legekomb. Lõpuks öeldi meile, et Roosi jääb natukeseks veel sinna intensiivi. Mul oli huvitav, see nagu ei jõudnud kohale, mitte et see nagu oleks tõsine olukord olnud, aga ma ei jõudnud nagu muretsema hakata. Viidi meid enda tuppa. Kahjuks kõik peretoad olid täis, kuna oligi see olukord, et eelmine öö oli hästi palju sünnitajaid olnud, nii et kõik peretoad olid kinni. Nii me saime ema lapse tuppa, aga kuna Pelgulinnas on see, et nad toovad isale madratsi, kui isa soovib ööseks jääda, siis me otsustasime seda võimalust kasutada. Ja Oliver jäi siis nagu meiega. Esimene öö oli raske, ütleme nii. Esimene öö lapsega oli raske ja ma nagu alles hiljem sain teada, et kas see oli esimene öö või? Oli jah, esimene öö, et põhimõtteliselt Roosi oli terve aja mul rinna otsas nagu. Oli esimene öö või? Oli teine öö? Ma ei tea, esimene ja teine, mõlemad olid ju rinna otsas. Jah, et ta vaata üritas sealt mingit toitu saada ja siis tänu sellele ta istus seal. Ja hommikul siis naljakas vaatepilt, et see oli kuskil kella 6 paik, ma pakun 6-7 läksin Jonnale siis vett täitma sinna pudelisse aina, sealt koridoris saab. Kõik mehed tulevad, soojengoid on laia ja üritavad seal seda vett võtta, et peenema kellel. Roosi oli ikka jube, tõi nii pisikene. Kas me üksime ka palju ta? Jah, me vist ei öelnudki seda palju ta kaalus põhimõtteliselt siis 3,5 kilo ja oli 54 sentimeetrit pikk, nii et ta tegelikult on nagu siiamaani, ta on nagu pikk ja peenike. Et selline, tundub, et siis pigem meisse. Ja ma ei tea, kas Apkar ütleb väga paljudele inimestele midagi, aga tal siis algus oli 7, siis sai 8, aga see oli siis tänu sellele, et mis tal see olukord oli. Ja siis teisel päeval tuli meil pere külla. Roosi sai meeletult palju lilli, sealhulgas roose. Tavaliselt siis üldiselt saadakse haiglast mingisugune 3. päeval vist välja, et ollakse 2 ööd sees.
aga tuli meile uudis, et me olime sellest varem ka teadlikud, et Roosil on väike põletik kehas, aga kuna ta nagu ise oli nii roosa ja selline rõõmus, nii rõõmus, kui nad on alguses, kui nad sünnivad, ja nagu rahulik ja ühesõnaga ta ei näinud välja, et tal oleks nagu midagi viga, siis nagu arstid alguses vaatasid, et kui see number nagu langeb, siis me saame koju ära, aga tuli välja, et see number oli 2-kordistunud. Nii et põletiku näitajas ehk siis meid saadeti intensiivi. Ta alguses oli 50 ja siis läks 100 peale. 100 mis on juba päris palju ja siis viidi meid intensiivi. Üle me saime väga mõnusad palati jälle, et me saime, esiteks ta on nagu privaatne ikkagi täiesti. Privapalat, hästi mõnus oli, seal me olime siis kokku nädal aega või? Jah. Ja ma ütlen ausalt, et nagu see oli selline üks hetk tõesti, kus ma nagu, mul võttis ikka pisara välja, sest mul oli nagu Roosist nii kahju, ma ei tea nagu, ta ise oli nii tubli selle kõige juures ja nagu ei tundnud üldse, et see talle nagu mingid vaevusi tekitab, aga nagu näha oma nagu last, kes on nagu alles paar päeva olnud sinuga põhimõtteliselt nüüd koos, on ju, siis ta olid juhtmeid küljes ja kanüül käes ja siis see ikka võttis korralikult pisara silma ja aga nagu kõik oli nagu hästi, et lõpuks ei tulnud ka nii-öelda mingi kindlat vastust, et milles põletik oli, aga see siis selleks hetkeks, kui me saime haiglast välja, oli nagu ära kadunud. Ja siis me tulime pärast sünnitust koju. Liisu võitis meid vastu, meid väga huvitas, mis reaktsioon Liisul oli, aga siiamaani tal on suhteliselt suva nagu nad ei ole nagu bondinud niimoodi veel otseselt. Jaa, siin on üks videoklipp. Tavaline inimene on Liisu. Ta pole kunagi nii väikest inimest näinudki. Kust tuli Roosi nimi? Kui me saime teada, et ta on tüdruk, siis meil oli selles mõttes oli kindel mõte see, et me tahtsime, et ta enam-vähem sobiks perekonnanimega, et see sisaldaks R-i, aga meil oli paar nagu valikuvarianti veel. Mul oli asutades rohkem nimesid olemas poisi jaoks, sest kuidagi poiste jaoks nagu on nagu lihtsam minu meelest nime mõelda, aga me ei ütle neid sellepärast, et äkki me tahame neid ikka kunagi ise kasutada. Ja neid nimesid pole mitte kellegi teisel. Võib-olla. Me vist ei teinud päris esimesel õhtul, me tegime teisel õhtul talle ka vanni ja ütleme nii, et meil on vanni, ütleme, rituaal on siis selline, et vähemalt alguses oli see selline, et tegelikult ei ole enam, et mina võtsin siis nagu lapse ja siis ma hoian teda veeses ja siis Jonna peseb, ja siis esimene kord, vaatasin, laps on rahulik, siis panin ta lihtsalt nagu ette, kui see hakkas karjuma. Ja siis hiljem ema ütles, et hakka nagu õrnad, kõigepealt jalad ja pane vett peale käed ja siin pepu väikselt sisse ja neil on targemad. Teil on hästi armas rutiin üleüldse siiamaani enne pesemist, et nad lähevad koos magamistuppa ja siis võtavad sokid ja asjad seljast ära ja siis kuni ma siis nii-öelda asjad ette valmistan ja siis naeravad ja lollitavad seal ja see on nummi. Ja Roosi üleüldiselt ta on nagu, meie arvasime, et ta nagu nutab hästi palju, aga tegelikult nüüd me hiljem oleme aru saanud, ega meie vanemad ja lähedased ütlesid ka tollal, et meil on tegelikult jube rahulik laps, kes põhimõtteliselt üldse ei nuta. Ja võib-olla see, kui sa nagu esmakordne vanem, siis võib-olla tundubki, et iga kord, kui ta nutab, siis Siis kui ta nutab 5 minutit, siis on siuke tunne, et ta on nutnud terve päeva. See on nagu õudne. Aga ei, ta on muidu väga-väga naerusuine beebi, et ta naerab hästi palju minu meelest. Iga kord, kui sa temaga rääkima hakkad või midagi nagu seletad talle, siis ta naeratab ja talle väga meeldib tähelepanu ja talle väga meeldib muusikat kuulata, et tihti, kui ma süüa teen või midagi, siis me paneme muusika käima, siis ta on oma beebipörnis ja õõtsub ja vahepeal täitsa rütmis, kui läheb hästi ja ta hakkas pöörama, mul ei olegi nädalatega, aga see oli kuskil 3,5 kuud, kui ta hakkas esimest korda seljalt kõhule pöörama. Nüüd see käib nii kiiresti. Ja, nüüd see käib nüüd, et sa enam ei pane tähelegi ja öössiti ta alguses magas väga-väga hästi. Mäletan esimestel ja teisel kuul ta magas niimoodi, et ta võis öösel magada 6 või 7 tundi järjest ja ma natukene nagu muretsesin isegi paar korda äratasin üles, et süüa anda. Nüüd tagantjärele mõtlen nagu Joanna,
lasta, et oleks võinud vabalt magada ja et tundub, et mida vanemaks ta läheb, seda nagu tihedamini tööstul üles ärkab, aga samas olen kuulnud ka poole hullemat versiooni, kus tõesti ärkab iga tunni tagant, et meil päris nii ei ole, me ikka natuke saame magada. Ma loodan, et ta tulevikus on sama asjalik, ta oli hästi tõsine, nagu tal ongi 2 varianti, kas ta on hästi rõõmus või ta on hästi tõsine kulm on kortsus ja selline Oliveri otsesise kortsud tulevad ja kõik alguses ütles, et ta on Oliveri nägu, aga nüüd ta nagu iga päevaga ta läheb minu meelest nagu, tal on nagu midagi meilt mõlemalt, aga ta läheb nagu oma nägu täiesti, et ta on ikka juba armas meil. Ja me ise armastavad sind väga ja ma loodan, et sinust tuleb selline asjalik tüdruk, kes nagu isegi liigub end unistuste poole ja et sa leiad ka endale mõne ägeda hobi ja ma natukene loodan, et äkki sa hakkab muusikaga tegelema. Nagu isagi teeb. Päris trummariks ei hakka? Jaa. Noh, sa võid osata trumme mängida, aga eks ise vaata, mis sulle kõige rohkem meeldib, et sa oled meile väga-väga kallis. Selline siis oligi Roosi nii-öelda selline sünnilugu kuni siis tänase päevani, et ma loodan, et teile meeldis ja oli põnev kuulata ja järgmiste videoteni.